Viimane päev siin pallil. On mul lendudele läinud üle Okei, igatahes olukord on selline. Praegult on 3. märts, ma tõin just oma rolleri ära. Mul peaks olema õhtul kell 7 lend. Eks ma peaks olema mingi 3-4 tunni pärast juba lennujaamas. Ma tellisin endale GoChecki, siis me võtame takso. Sõidame Seminjaki sinna lennujaama poole. Kuna mu lend on läbi Dubai, siis ma ei usu, et ma saan selle läbi Dubai minna, sest praegu on sõda ja ma ei teagi täpselt, mis nüüd saab. Et eks näis. Tuleb suht huvitav. Okei, nüüd on lennujaamas. Olukord on täiesti. Kuala Lumpurist ei lähe ka ühtegi lendu läbi ilma Dubaita. Ma otsisin nüüd Emiratesi seda office'it siit ülikaua, et äkki ma saan uue lennu ja ma leidsin selle. Vaadake seda. Ja, siit ma küll kuhugi ei saa. Täiesti. Okei, chat, me oleme cooked. Ma just rääkisin selle ühe prantslasega. Järjekord oli nii pikk, ta just tuli välja. Ja ta ütles, et ei, et siit ei lähe mingit lende. Nagu ta ütles, et alguses tal öeldi 9, nüüd tal öeldi 7. Igatahes. Täna on 3. Ja ma ei saa ilmselt pallilt veel nii pea minema. Nii et see polnudki viimane nädal pallil. Me paneme veel edasi. Tere hommikust. Ma täpselt ei tea isegi, kus ma peaksin alustama. Magasin täna siin mingis täiesti suvalises ruumis kuskil lennujaama lähedal. Aga mul on suht pikk story, mis siin viimase 24 tunni jooksul on toimunud. Ja tuju pole väga hea, aga ma üritan hoida positiivset mindseti. Sest mõnes mõttes on nice, ma saan jääda pallile, aga ma tahaks tegelikult täiega Eestisse tagasi, sest ma pole olnud Eestis mingi poole aastat ja tahaks tagasi, tahaks kindlaid lennupileteid. Aga ma kohe räägin teile, mis mul siin siis toimub. Ma olen terve päeva vaadanud lende Tallinnasse. Ma lõpuks sain vist korda. Ma enne ei sõnu seda ära. Praegune plaan on siis selline, et homme õhtul 5. lendan ma Koreasse. Koreast lendan ma Usbekistani. Siis ma olen 3 ööd Usbekistanis. Ma pole kunagi Usbekistanis käinud. Ma arvan, tuleb päris lahe. Näeb Usbekistani ka. Miks ma Usbekistani lähen? Sealt läheb põhimõtteliselt otselend Eestisse, Tallinnasse. Ta teeb Varssavis peatusega, see peaks olema sama lend ja ma ei pea maha minema. Aga jaa, see kõik läks mulle praegu maksma umbes 1000 eurot, kuigi mu algne lennupilet oli 400 eurot. Nii et nüüd ma maksan, pluss ma pean veel ööbima seal ja asjad tulevad juurde, söömine. Ja praegu ma olen Džanguus, ma tulin Džanguusse. Eile õhtul ma ööbisin lennujaama kõrval, täna ma ööbisin Džanguus. Ma võtsin Džanguusse 3 sööks, ma lasin selle põhimõtteliselt raisku, sellepärast, et ma juba... See on väga pikk story, mida ma eile tegin. Põhimõtteliselt ma ei saanud lennule. Siis ma üritasin saada oma sõprade lennule, kellega ma tulin, sest neil obviously kindlasti oli nagu lennukis vabu kohti, lihtsalt see oli overbooked on ju. Nad sõitsid lihtsalt tühja lennukiga minema. Ma ei saanud sinna peale. Ja siis ma läksin enda hotelli. Mul oli suht pask tuju, sest et ma nagu tahaks siit ära saada juba veits. Sest ma olin nii oodanud, et ma saan nagu Eestisse minna, pole nii kaua olnud seal. Ja siis ma hakkasin vaatama piletid. Ja siis ma hakkasin vaatama pileteid ja ma leidsin piletid 600 euro eest Singapurist Helsingisse. Ja siis ma ostsin ära pileti Singapuri ja siis ma ostsin pileti ära Singapurist Helsingisse. Mida ma kogemata tegin valesti, on see, et Singapurist Helsingisse ma ei ostnud mitte 4. märtsiks, ma ostsin 4. aprilliks. Ma tean, täiesti, ma ei tea, kuidas ma sihukese vea tegin, aga põhimõtteliselt see lennu, selle mingi Kiivi või Momondo lehel, ta viskas mind otse järgmise kuu peale ja ma nagu automaatselt vaatasin, et nagu 4. kuupäev, et see on homme, aga see ei olnud. Igatahes ma üritan nüüd kuidagi selle raha tagasi saada, ma ei usu, et ma saan, aga eks näis. Võib-olla midagi saab, äkki saab mingi voucheri, aga praegu Tallinnasse sõitmiseks on mul lendudele läinud üle 2000 euro, mis on nagu päris rets, sellest saab 2 kuud siin pallil elada. Aga no mis teha, selle sõja tõttu läks niimoodi nii, et ma ei tea, ma lihtsalt loodan, et mul nüüd ei juhtu mitte midagi, ma saan Usbekistani ja ma saan Usbekistanist Tallinnasse. Ma lähen nüüd viin oma riided pessu, et mul oleks Usbekistanis midagi kanda ja ma pole täna midagi söön, nii et võtaks midagi süüa ka. Laandri viidud, beefbrood, siuke burrito bowl. Ja viimane õhtusöök siin pallil.
viimane päev siin pallil. Lähme käime juuksuris ära, sonks on veits peas, taksurist jõudis. Ja täna õhtul kell 11 ongi lend Koreasse ja Koreast me lähme Usbekistani. Ja ongi viimane õhtu käes, ma tellisin just Grabi ära, sõidame lennujaama, tulebki vist selle palliga hüvasti jätta, põhimõtteliselt 5 kuud siin, tahaks juba tagasi, aga tahaks ka koju. Loodame, et saame, nüüd sõidame Koreasse, ma loodan, et Koreas ei teki mingit probleeme, sest ma kuulsin kellegilt, et seal võib tekkida, aga chat praegu ütles, et peaks okei olema. Nii et jah, lähme lennujaama. Boom! Me läheme Koreasse. Lootsin, et on terve magada. Aga ei, vaevalt küll. Just maandusime siia Seuli airporti ja ma ei saanud õhtul tundi magada. Ma ei tea, kas nüüd peaks mingi Usbekistani. Täna magasin, homme magasin seal. Me oleme jõudnud Usbekistani, Taškenti ja eile õhtul põhimõtteliselt üks armas Korea väike tädikene, ma arvan kuskil 50-aastane, istus mu kõrval lennukis ja küsis, et miks ma siia tulen. Ja me pisut rääkisime ja ma ei saanud seda takso äppi käima, nii et põhimõtteliselt pani stopi minu juurde ja ma sain ilusti koju. Mul ei ole e-SIM ikka veel tööle hakanud, aga see on fine, saame hakkama. Ma polnud kuskil 36 tundi maganud, nii et eile õhtul ma läksin varakult magama. Nüüd me oleme siis siin linna peal. Mul on siin vist umbes 2 päeva aega vaadata ringi ja vaadake, mis siin on. Põhimõtteliselt täpselt mu kodu vastas on mingi Disneyland, aga muidu see koht on ikkagi suht huvitav. See on väga siuke slaavilik riik, siuke tunne nagu Lasnamäele sattunud, aga kõht on päris tühi, ma pole nagu 3 päeva korralikult söönud. Ja siin on päris head toidud, nii et otsime mingi hea koha, kus hommikus süüa. Disneyland. Ma arvan, sinna peab ühe korra ikka minema. Ma tulin Eestist ära siis, kui Eestis oli veel soe. Ja no pallikliimast me ei hakka isegi rääkima. Nii et suht huvitav on siin olla. Siin on siuke 16-17 kraadi. Praegu isegi vähem. Praegu on hommik, ehk siis mingi 11-12. Ma olen lühkadega ja pusaga, sest ma ei võtnud pallile midagi muud kaasa. Aga päris mõnus siukene nagu kevade tunne on. Siuke Lasnamäe kevade hommik. Mul ei ole e-SIM ikka veel tööle hakanud, aga ma võtsin ühe kohvi. Ma ei tea, palju see maksma läks, see oli 31 000 kohalikku. Minu teada see on mingi 250, aga ma ei ole kindel. Aga siin on isegi suuri hooneid ka. New York City. Päris hea ilmaga ikka jõudsin. Hello! On hea meel, et ma nagu nii hea ilma otsa sattusin, sest siin enne oli mingi 7 kraadi. 2 päeva, kui ma siin olen täna ja homme, on mõlemal päeval mingi 17 kraadi. See on päris nice. Oh shit. What? See on päris ilus koht. Okei, astud sisse, sul on turvakontroll ja siis sul on siuke masin siin. Täitsa perses. No me oleme jõudnud nüüd siia turule. Siit kuskilt peaks ploffi leidma. Aga siin on praegu ainult toiduained. Okei, me leidsime õige koha, mille järgi siin tossab korralikult. Boom! What the fuck? See näeb väga haige välja. Oota, mis asja, siin isegi ei ole ju piletit. See lihtsalt kontrollitakse ja see on walk-in. Päris lahe, et siuke koht on tehtud tasuta. See on lihtsalt nagu mingi tänav, kus on poed ja söögikohad. Ja siis on samal ajal tehtud lastele mingid lõbustused. Väga lahe näeb välja. Okei, ma kõnnin välja ja ma kuulen mingi väga haiget muusikat. Lähme vaatame, mis sealpool on. Siin on reaalselt DJ. Ja see on nagu full tümeks. Nagu full tehnot panevad. Tere hommikust, päev number 2. Ma tulin hommikust sööma ja Mapsit lihtsalt võtsin mingi täiesti suvalise koha. Leidsin sellise ostukeskuse. Seal on mingi räigelt palju silte ja
ostukeskus on niimoodi jõe ääres ja siinpool ka. Siin on igast erinevad brändid, poed, värgid, särgid. Lähme leiame mingi hea toidu nüüd. Käisin mingis Türgi kohas söömas. Mitte midagi aru ei saanud, mida ma sõin või mida ma tellisin, aga päris hea oli. Päris kallis oli ka. Mingi 19 kuni 20 eurot läks. Euroopa. Ma ei suuda ikka veel uskuda, et ma olen siin. Täiega nagu õnnelik, aga samas nagu kurb tunne. Vaatame siis Enfistude järgi. Hello, hello, hello. Saara kotiga või? Saara kotiga. Me tegime seda väikse sildi ka. Wow. Mis see on? No vlog. Proovime nüüd kohukest peale 5 kuud. Nagu Eesti. Täiega uus maitse nagu. Tegime sildiga. Täiesti mõttetu. Pole nii ammu näinud. Sportmood peale. Mingi topeltbloog kogu aeg. Noh, tšau siis.